Nii, tervist. Nagu Toomas juba ütles, et räägin metsaandmetest ja kuidas on mis tahes Eestis kasvava metsa puhul või metsaeraldise puhul võimalik saada sellist taustainfot, maastiku ajaloolist kujunemist, et on otsustamisel rohkem infot kui ütleme harilik selline takseerandmete kirjeldus, sest nagu me teame, takseerandmed võivad ka olla kohati 10 ja rohkem aastat vanad, aga need on, kui vaadata sellist tervikut metsade olemust, et need võivad olla suhteliselt väiksed infokillud, kui mõelda kõigele muule omadustele, mis kujunemist mõjutavad metsade puhul. Et kui on nüüd ekraani jagamine ka, siis ma küsin korra, kas ekraan on näha. Ja nüüd peakski olema näha. Nii, ja ütleme siis sellise tänase seminari puhul ma võtan Eestist ühe sellise vabalt valitud näidiskoha, aga kui kuulajatel on mingisugune oma koht, mida teatakse nagu viit sõrme, et siis täpselt sama, ütleme, protseduuri, nagu ma siin praegu näitan, saab teha igas muus suvalises Eesti punktis samuti läbi. Ja mina olen siis tänase näite puhul valinud Tallinnast mitte väga kaugel. On inimesed kindlasti kuulnud sellisest asulast nagu Kohila, et peamiselt siis paberi tootmise võtmes, aga et siis praegu ma näitan ka muid aspekte, mis seda piirkonda puudutavad. Ja nüüd, et esimene asi, mis siis ütleme maastike omadusi määrab, on see, mis meil sai pärast viimast jääaega Eesti alal. Ja see on siis reljeefikaart. Ja reljeefikaart on Maa- ja Ruumiameti poolt mõõdetud ligikaudu kord 4 aasta jooksul saab üks koht üle mõõdetud. Nii et siin praegu on ka kõige värskem reljeefi mõõtmise seis. Aga et nii palju, kui ei ole, ütleme, kaevandatud või muud moodi pinnast mõjutatud, on ikkagi reljeefikaardilt ka näha selline autentne maastiku seis, mis pärast jääaega jäi. Et kui ma siit meie uuritavalt objektilt lähen natukene liigun eemale, siis me näiteks siin näeme ka selliseid jääajal tekkinud selliseid, ütleme, hoosed pärast jääga tekkinud. Aga meie jääme siis praegu selle Kohila näite juurde. Ja nüüd siis, et kõigepealt jah, oli meil see jääaja pinnavormid, mis omakorda siis määravad need maastiku omadused, näiteks siis metsa kasvu jaoks. Nüüd on meil üle Eesti võib-olla selline esimene
oluline ajalooline maastikuseis on siis niinimetatud ühe versta kaart, mis oli siis tsaaririigi projekt, aga, aga lõpetati esimese Eesti Vabariigi ajal. Et näiteks siin mul ongi märgitud aastaarv 1922 on lõpuaeg ja algus 1894. Ja see on sellepärast nagu hea kaart, et ikkagi üle terve Eesti on kaetud, et kui me võtame näiteks esimese vabariigi aegset kaardistust, siis seal kahjuks on väike osa Eestist puudu, et see ei kata ära. Ja kui mõelda tolleaegsetele käsitöölistele meetoditele, siis ikkagi 20 aastaga üle Eesti katta ära, et see on hindamatu väärtusega andmestik. Ja nüüd siin me seda Kohila näidet selle kaardiga alustamegi, et kui me enne vaatasime selle jääajast jäänud seisu, siis siin meil on väga ilmekas näide. See nii-öelda mitte nüüd päris ürgmets, aga kindlasti põlismetsa piir ehk siis näiteks 1922. aasta seisuga. Et sellised täpikesed näitavadki seda tolleaegset metsamassiivi piiri ja need täisvalged alad on siin lagendikud või ütleme sellised inimeste põllumaad. Ja sellised nii-öelda Eesti aja esimese Eesti Vabariigi perioodi puhul jäänud maastikuseis, et neid on üle Eesti sellise hea etalonina kasutada või mõelda ka selle üle, et kus on, ütleme, pinnas sobilikum ja kus on võib-olla vahepeal väga palju mõjutatud ja võib-olla siis ka selle püsimetsanduse mõttes, et noh, me teame näiteks, et mõned niidutaimed on suutelised pinnases oma seemneid 50 aastat säilitama, nii et need, mis on siin 100 aastat tagasi jäänud põlismetsa piirkonnad, et need on ikkagi jah, sellised, mis võib-olla tänapäeval pigem tasuks hoida metsanduslikus kasutuses, kas püsimetsana näiteks, aga siis mitte võib-olla selliseks päris viljakasvatuseks. Ja nüüd on järgmine ajastu, mis samuti katab ära terve Eesti, on siis 60-ndate selline tavaline topokaart. Ja näiteks jah, siin ma võib-olla siis pikemalt ei peatu, see jällegi katab ära 60-ndate jooksul terve Eesti. Ehk et näitab sellist originaalsemat maastikuseisu võrreldes siis 80-ndate lõpu perioodiga, sest me teame, et nõukogude ajal tehti palju maaparandust ja maaparandus on ka omade mõjudega olnud. Ja nüüd on meil sellesama Kohila lähedase metsa kohta siis 60-ndate aerofoto, et ta on mustvalge, aga siiski, et jällegi selline hea etalon, eks ju, mis näitab, et noh, näiteks selle näidise puhul siin me näeme, et on tollel ajal juba olnud selline erinevateks eraldisteks jaotus ja et ütleme, et seesama noh, ütleme niimoodi, et väga ligikaudne kõrguskaart, kuigi sellelt korrektselt nüüd päris kõrgust välja lugeda ei saa, aga siiski näitab seda maakasutuse piiri 60-ndate jooksul ja see mustvalge aerofoto, et samuti selle väärtus on, et ta on ligikaudu 5 aasta jooksul on terve Eesti ära kaardistatud. Et selline nii-öelda ühe hetke nagu ülesvõtte tervest Eestist. Ja nüüd järgmine, mis on samuti paari aasta jooksul terve Eesti kaetud, on siis periood 1993 kuni 2000 ehk siis, et uue Eesti Vabariigi perioodi jooksul
aerofotodega katmine. ja võib-olla nüüd selle praeguse näite puhul me siis näemegi, et Kohila lähedal see näidiseks valitud metsaala on olnud siis 1993–2000 perioodil selline ühtlane massiiv ja siis ümberringi on olnud pigem põllunduslikud maad ja siin me näeme ka mõnesid taluõuesid. Et ma korraks veel võrdlen siis selle ühe versta omaga ja 90-ndad. ja siin kohe torkabki silma, et on siia tõenäoliselt rajatud ka selline elektriliini trass vahepealsel ajal. ja nüüd järgmine seis, mis samuti paari aasta jooksul katab terve Eesti ära, on siis Maa- ja Ruumiameti ortofoto 2002–2005 ja nüüd, kui me mõtleme tänapäeval, kui toimuvad erinevad debatid, siis tegelikult see 2002–2005 periood on selline päris hea etalon, et kui keegi soovib teha võrdlusi, et mis on Eesti maastikel 20 viimase aastaga muutunud. ja siin me näeme siis samuti see 2002–2005 periood, kui me võrdleme 90-ndatega. pilt on küll värviline, aga sellel perioodil ei ole siin selliseid suuri muutusi olnud. ja nüüd kuna nüüd on, ütleme, selline mõõtkava küsimus mängib ka rolli, et siis ma näitan ainult selle ära, et me räägime siis ligikaudu 1 kilomeeter on ühes suunas läbinud. et põhimõtteliselt jah, see massiiv, mille me täna näitiseks valisime, et 1 ruutkilomeetri suurune metsaala. niimoodi. ja nüüd on kõige uuem seis. paar aastat tagasi jällegi Maa- ja Ruumiameti tehtud suvine lend ja kes võib-olla on rohkem metsaandmetega kokku puutunud, teavad, et on siis tehtud selline metsanduslik ortofoto Maa- ja Ruumiameti poolt leiutatud juba aastaid tagasi. et siin on tänu lähiinfrakuna laineala kiirgusinfole, mida ka mõõdetakse lisaks nähtavale valgusele, siis on selle spektriosa kaasamine aitab eristada okasmetsi, lehtmetsi ja siis lagendikke. ehk et kuigi siit ei saa päris sellist puuliigi infot kätte, aga siiski saab, ütleme, teada, sellised piirkonnad, kus okaspuud domineerivad ja kus lehtpuud domineerivad ja sellel kaardil siis lehtpuude selline värv või signaal on sarnane rammusa põllumaaga. aga siis jah, see tumeroheline on siis need nii-öelda okasmetsa massiivid. ja nüüd on üks selline uuem asi ka, mis on seotud sellesama metsandusliku ortofotoga. et kui metsanduslik ortofoto on Eestis võib-olla sektoris läinud üsna populaarseks kasutamisel, siis on tegelikult on sellel baseerub ka vegetatsiooniindeksi kaart, et näiteks kui metsanduslik ortofoto ruumiline lahutusvõime on vähemalt pool meetrit ja viimasel ajal võib-olla ka natuke parem, et siis täpselt sellesama hea lahutusvõimega on meil võimalik ka toota vegetatsiooniindeksi kaarte. ja siinsamas kaardirakenduses ongi see ka näha ja näiteks meil ongi praegu siin silma all üks nagu näide, et kui meil muidu on need nii-öelda üraskist kahjustatud kuused, et kui muidu õpetatakse neid ära tundma selle sinise värvi järgi, siis tegelikult kui arvutada seda vegetatsiooniindeksit, siis tulevad nad palju paremini esile ja tegelikult samuti ka need, ütleme, siin on meil ümbruskonnas näiteks jah, sellised ka üksikpuud. et põhimõtteliselt jah, selle vegetatsiooniindeksi puhul, et loomulikult me ei saa seda üraskiprotsessi näha päris alguses, nagu mõned soovivad,
et näeme juba siis, kui puulatv on ka ära kuivanud, aga et siiski sellest kaardist on võib-olla nii palju kasu, et saab üldise ettekujutuse, kui palju siis neid üraskikahjustusi mingis kindlas metsas on, et siin praegu ei ole tegemist võib-olla mingisuguse majandamissoovitusega, aga see ikkagi on oluline info, et noh, näiteks tegelikult nende püsti surnud puude puhul, need on omaette ka elupaigad ja ütleme, et see on selline täiendav info, et seda ei tasu võtta sellise signaalina, et need puud tuleks nüüd kohe homme päev eemaldada. Et pigem on see selline jah, loodusliku tasakaalu küsimus ja et ülevaatekaart kahjustatud aladest ja tegelikult seesama vegetatsiooniindeksi kaart, et sellega on tegelikult näha ka sellised, ütleme, pinnase kahjustuse värskemad jäljed ja siis samuti näiteks, kui on võib-olla keset metsa on mingi ehitis järsku tekkinud. siin muidugi me näeme selle näidise puhul on siin värskelt küntud põllumaa, aga põhimõtteliselt jah, et see indeksi kaart on selline hea võimalus näha neid nii-öelda olulisi maastike üleminekuid. ja nüüd, et need olid siis nüüd Maa- ja Ruumiameti andmed ja nüüd vaatame siis ka veel sama Maa- ja Ruumiameti suvise lennukiga toodetud kõrguskaarti. see on nüüd jällegi, ma lähen siia näidise juurde tagasi. ja nüüd vot ja nüüd on kõrguskaart viimase mõõtmise järgi on siis näeb välja selline ja ütleme, et jah, nagu ma juba ütlesin, et võib-olla rohkem on metsandusinimesed kasutavad seda sagedamini, aga et kõrguskaardilt me tegelikult siis näeme ka, et need sellised rohelisemad kohad ongi siin siis vahepealsed ütleme 10 või rohkem aasta viimase jooksul toimunud raied ehk et need on kindlasti toimunud pärast seda 2005. aastat. nii et jah, kõrguskaart ja see on siis samuti tehtud nende lidari andmetega Maa- ja Ruumiameti lennuki abil. ja nüüd oli mainitud ka satelliidiandmeid. satelliidiandmetel on eelis, et nad katavad vähemalt iga nädal paar korda terve Eesti. aga samas, kuna siin kaardi rakenduses on praegu kasutatud selliseid nähtava ja optilise laineala andmeid, et seal on teada, et ikkagi Eestis on pilved väga sagedased ja sellepärast pigem on see selliseks maastikudiagnostikaks praegu mõeldud. et selliste paremate ilmadega saada, ütleme, selline hea ettekujutus maastikust. et satelliidinäidis on meil siis talvine kaart on nüüd 2. jaanuar sellest aastast ja 2. veebruar ja 3. veebruar sellest praegusest aastast ja selles mõttes, et see oli siis ka selline väga selgete kuupäevade paar ja terve Eesti on, kui ma nüüd korra näitan, et terve Eesti on siis nendel kuupäevadel ära kaetud andmetega ja ühesõnaga need talvine on siis selline, ütleme, kolmeväärtuseline kaart. kõrge taimestik, madal taimestik ja puuduv. ja et selline väga jämedal skaalal saab teada, et kus siis on sellised kõrgemad puistud ja kus võib-olla rohkem sellised jõeäärsed põõsastikud või siis ütleme metsanoorendikud.
ja kus on selline põllumajanduslik lage ala või siis linnaline ala. ja talvise puhul on oluline märgata, et tuleb osata siin neid varje lugeda, et kuna see kaart on põhja-lõuna suunas, et siis ongi lõuna ajal on tehtud see foto satelliidi pealt ja ongi näha, kuidas on pildil vertikaalsuunas varjud ehk et lõunapoolne talvine madal päike jätab siis need varjud. Tegelikult Tartu Ülikoolis kunagi arendati ka meetodit, et kuidas varjupikkuse järgi ligikaudu hinnata metsa kõrgust. Näiteks siin, kui me mõõdame varjupikkuse, on ligikaudu 70 meetrit, nii et tegelikult ka seda asja on Eestis uuritud. ja nüüd on siis suvine satelliidipilt ja siin me kohe näemegi, et meie siia näidispiirkonda on ikkagi sattunud väike selline pilvevari, see tumemust ala. aga ütleme, see Kohila lähedane piirkond on andmetega praegu kahekordselt kaetud, nii et see teine pilt on meil suhteliselt adekvaatne. ja need on siis ütleme 24. aasta 27 juuni ja 25 juuni 24 aasta, sellepärast et meil ei ole veel 25. aasta suvemosaiki tehtud, kuna inimesed kindlasti mäletavad, et 25. aasta suvi oli päris pilvine. ja nüüd siis metsa suvine kõrguskaart, mis siin on Eestis toodetud, et see ka tegelikult ligikaudu võimaldab kõrgust hinnata. et siin on siis need tumedamad alad on, ütleme, sellised metsaalad ja heledamad põllumajanduslikud või linnalised alad. ja noh, näiteks see kollane värv on siis ütleme selline värskem raie või siis põllu peal künd ehk tegelikult selline mullapinna signaal. ja siin on tegelikult samamoodi, et kui me nüüd võrdleme siis selle ortofotoga, et põhimõtteliselt on selles meie näidispiirkonnas domineerivad lehtpuud ja nüüd, kui me vaatame siia peapuuliigi kaardile, siis on kask, kuusk ja mänd, aga selle juurde ma praegu jõuan, et ühesõnaga satelliidi teema siis on praegu niimoodi kaetud enam-vähem. Näiteks meil on lähedal, siin on veel üks selline turbakaevandusala, et siis me näeme, et ka sellel on sama signaal, mis siis raiel ja kõnnil, nii et selles mõttes, kui on sama värviskeemiga ka värskemaid satelliidiandmeid töödelda, et siis ta annab väga sellise noh, ütleme värske seisu siis maastikust. et küsimus, kas kaardil on eristatav põllumajanduslik maa ja looduslik rohumaa? Põllumajanduslik ja looduslik rohumaa. See on, eks võib-olla seda küsimust on kunagi varem küsitud, aga ütleme siin kaardil loodud. jah, ütleme niimoodi, et kuna siin on mõeldud näidata satelliidi pealt viimast seisu ja hetkel ei ole veel see ka realiseeritud, et ta oleks jooksev viimane seis, hetkel on ta mõeldud siis, et viimane üle-eestiline selge ilm. aga põllumajandusliku ja looduse puhul saab niimoodi teha, et mitte nüüd siis selle vegetatsiooniindeksi või muu asjaga, vaid pigem, et põllumajandusliku puhul tuleb jälgida, ütleme näiteks terve suve lõikese, et vaata sellist värvisignaal, nagu siin hetkel pildil on, ehk see nagu mullapinna signaal. ehk et tuleb lihtsalt kasutada terve suve andmeid ja vaadata, et kas oli vahepeal selliseid, ütleme, klassikalist kündi ehk seda mullapinna paljastumist, sellepärast looduslikku rohumaal me teame, et seal sellist tegevust ei toimu, nii et ütleme puhtalt no vähemalt nende Sentinel satelliidi andmetega niimoodi puhtalt ühe pildi põhjal seda ei saa hinnata, kumb
kumb on, et kas looduslik rohumaa või siis selline noh, ütleme tööstusliku põllumajanduse põld. jah, loodetavasti võib-olla vastasin ära. ja nüüd siit satelliidipiltide juurest ma liigun edasi, et kui me rääkisime, et kuidas inimesed kasutavad ainult mõnikord takseerandmeid, et siis siin on tehtud selline takseerandmete ülevaatekaart. ja et see tegelikult on siis viimase takseerimise käigus, et milline on määratud metsa alustaimestik. et siin on, noh, saab ülevaate. näiteks selle Kohila näidise puhul on meil siin kõrval ka üks raba. ja siin on kohe näha, et kuidas meil vahelduvad näiteks siirdesoomets, madalsoomets, angervaksa tüüpi mets, sinilill ja jälle angervaksa ja näiteks kastikuloo. ehk selles mõttes, et muidugi Eestis on võimalusi ka neid takseerandmeid muul moel vaadata, aga et just selline, ütleme, takseerandmete ülevaatekaart ongi siin ka üks omaette eesmärk olnud selle projekti puhul, ehk siis, et 27 alusmetsa tüüpi ja lisaks 2 inimtekkelist ja need 27 tüüpi omakorda jagunevad nendesse klassidesse, et nii-öelda nõmmemetsad, loopealsed metsad, palumetsad, laanemetsad, salumetsad, siis rabastuvad metsad, siis need tumesinised on kõik soovikumetsad ehk need nii-öelda märjad metsad. ja siis on raba, märgala tüüpi metsad ja siis on, ütleme, pikaajaliselt kuivendatud raba ehk kõdusoo metsad, nii et need kõik klassid on esindatud ja siis niimoodi näeb neid viimaseid takseerandmeid ja muuhulgas saab ka teha seda kontrolli, et kas need takseerandmed vastavad tegelikkusele või on ainult pliiatsipaberiga loodud. ja ühtlasi selle viimase takseerandmete puhul, et on siin paralleelselt ka peapuuliigikaart. mõned inimesed on soovinud ka enamuspuuliigi, seda veel siin ei ole. ja peapuuliigi puhul samuti me näeme näiteks, et on siin rabalähistel on mänd, on peapuuliik, siis taaskord kuusk ja kask. noh, ütleme, kes teavad Eesti metsaregistrit, et mänd, kuusk ja kask ongi kõige levinumad Eestis peapuuliigina. ja nüüd on, kui ma nüüd rääkisin ära need sellised maastiku suuremad ülevaated, et siis, mis on hästi oluline nende erinevate metsanduse tegevustega seoses, on, ütleme, et olulised objektid. ja nüüd, kui ma võtan näiteks see näide, mille me valisime, et siin on meil siis näiteks Tohisoo mõisa valitseja maja ja see on küll sellest metsamassiivist eemal ja siin näiteks on Tohisoo mõisa lubjaahi. et üldiselt on niimoodi Eestis, et tavaliselt need pärandkultuuri ja muinsusobjektid asuvad kusagil eraldi kaartidel, aga väga oluline on need just tuua kokku siis nende inimestega, kes metsandusotsuseid teevad. ja siin praegu siis on jah, et noh, näiteks ütleme, on ka siin üks karstiala, nii et selles mõttes, et hästi oluline on jah, vaadata seda maastiku konteksti. ja nüüd teine on loomulikult siis selline liikide leiupaigad, näiteks sellesama metsaala sees, nagu me ka pildilt näeme, et siin on päris ulatuslikult metsas elutsevaid linde märgitud loodusvaatluste andmebaasi. ja näiteks või teine asi, et on siin harilikku umbrokoldu mõõdetud ja siin on ka põhimõtteliselt lingid, et kuidas Eesti Loodusinfosüsteemist saab siis vaadata sellesama metsast leitud liigi seda
täpsemat infot. Ja nüüd on sellesama näite puhul siis, kui me vaatasime need loodusväärtused ja muinsusväärtused, siis on põhimõtteliselt ka meil olemas selline asi nagu kaitserežiimide kaart. Ja põhimõtteliselt, et Keskkonnaagentuur on ka sarnase asja hiljuti avaldanud, küll aga ainult tabeli ja statistika kujul, aga mitte siis sellise ülevaatekaardina. Ja see ülevaatekaart ongi, et see näidismetsaala, mida me siin uurisime, kui me nüüd võrdleme ühe versta ehk 100 aasta tagust seisu ja siis praegu seda kaitserežiimide kaarti, siis me näemegi, et suur osa sellest on teatud moel kaitsealune. Ja see looduskaitseliste alade kaart ongi tehtud sellise loogika põhjal, et tugevam kaitserežiim siin kaardipildis katab ära nõrgema. Ehk et siin on siis reservaat ja liikumispiiranguga või keeluga ala on siis see kõige tugevam kaitse, siis on järgmised on sihtkaitsevööndid, vääriselupaigad, hoiualad, piiranguvööndid. Ja siis ütleme, see kõige nõrgem kaitse on siis siin need rohealad. Ja ütleme nüüd, kui me võtame näidise, et tegelikult jah, sellesama piirkonna näidis nüüd ongi. Et kuna meil on siin kasutada ka metsateatist kaart, siis me nagu näemegi, et hiljutisel ajal sellele samale meie näidisele, mis on siis hooldatav sihtkaitsevöönd, et siia ei olegi väga teatisi tekkinud, aga näiteks meil on siin natukene lõuna pool üks selline riigimetsa ala ja siin me näeme siis, et on näiteks 24. aastal, et on lageraie 2,5 hektarit ja 450 tihumeetrit ja samuti on teine näide jällegi lageraie ja siis 1,34 ja et lausa 320 tihumeetrit. Seda, et kas need raiemahud vastasid ka tegelikkusele, saab tihti teada viimase selle kõrgusmõõtmise põhjal. Ja kuna siin on tõepoolest näha, et nad on sellise 20-30 meetrise kõrgusega alad olnud, et siis siin võimalik, et isegi andmed klapivad. Ja nüüd on tegelikult, mis puudutab siis üldse teatisi ja kõikvõimalikke metsatöid, siis on siin on loodud ka selline, ütleme, metsatööde ülevaatekaart. Ja siin on võimalik siis näha, et kuidas maastikul kõik need erinevad metsatööd paiknevad. Valikraie, häilraie, veerraie, kujundus, sanitaar, lageraie, aegjärgne ja siis raadamine. Et kuidas need paiknevad ja ütleme etteruttavalt, et näiteks valikraie ja häilraie, et need tegelikult üle Eesti on suhteliselt haruldased praegu. Ja siis valgustusraiet siin ei ole, kuna see on juba mõned aastad tagasi, selle teatamise kohustus on võetud ära. Ja nüüd oligi, et kuidas teatisi kõrvutada siis need maastiku muu infoga. Ja siis on, mis puudutab nüüd näiteks sedasama alustaimestiku kaarti, et meil on võimalik ka seda vaadata, et viimane mullakaart ja näiteks siinsamas rabaümbruses, et siin ongi meil siis madalsoomuld ja siin on antud ka need turbakihi paksused selle mullakaardi koostamise ajal. Ja ütleme, et teised rabamulla ja muude muldade tüübid ja ütleme, need koos ongi väga kasulik info, mille järgi saab siis nagu teada, et kas registrites olev info on
kooskõlaline või mitte. ehk et tegelikult kindlad mullatüübid soosivad kindlat alustaimestikku ja metsakasvukoha tüüpi. Ja siin ongi siis see viimane mullakaart, mis on üle Eesti kaardistatud ka vajadusel olemas. Ja siis ma näitan ka, et tegelikult on olemas ka Maa- ja Ruumiameti põhikaart. see on siin selle eesmärgiga, et kui oligi meil varem küsimus põllumaa kohta, ütleme, et põllumaa küll, tähendab põhikaart küll ei ütle seda, et kas see on hooldatav põllumaa või selline pärandkoostus. aga põhikaart ikkagi selles mõttes ütleb ära sellise maakasutuse tüübi, et kas see on, ütleme, metsamaa või märgala või õueala. ja põhikaart on noh, selline, ütleme, ikkagi suures osas inimtööga tehtud asi, et mis on selline võib-olla mõnikord mugavam kasutada kui siis see ortofoto. et jah, muidugi mõnikord on ka põhikaardi kasutamisel omad nüansid, et öeldakse, et mõni tõlgendab rabametsa ühtemoodi metsana ja mõni tõlgendab seda lihtsalt rabana. aga, aga põhimõtteliselt jah, et siin meil siis praegu on jah põhikaart toodud koos selle metsaalustaimestiku tüübiga, näiteks selline kombinatsioon. ja üldine loogika siinsamas kaardirakenduses ongi tegelikult niimoodi, et need nii-öelda sambliku värvi pruunikad nupud on siis ütleme sellised piltkaardid, mis sobivad aluskaardiks. ja siis ütleme need ütleme sinakad siin, need on sellised, ütleme täiendkihid, et näiteks anda reljeefi infot juurde. ja on needsamad looduslike liikide leiukohad või siis näiteks muinsusväärtusega objektid, et need on sellised punktandmed või joonandmed ja siis need on siis sellises rohelises nuppude rühmas, et näiteks siin jällegi näide, mis me leidsime, muinsuskaitsealune objekt, kultuse kivi, nii et ütleme tavaliselt muudel metsakaartidel tihti neid kultuse kive nagu peal ei pruugi olla. et on võib-olla ainult inventeerimisandmed. ja nüüd, kui me siia kaardile läheme tagasi, siis on veel hästi oluline meil ka selline asi nagu mis puudutab tihti omandit, et on riigimaa ja versus eramaa. ehk et näiteks see näide, mida me oleme täna käsitlenud, on suures osas on riigimaa ehk siis seesama nii-öelda hooldatav sihtkaitsevöönd. ja et see on nüüd ühesõnaga sellepärast oluline, et igasugused, ütleme, võimalikud liikumispiirangud, et siin on siis võimalik teada neid trajektoore, mida mööda siis inimene on võimeline ühest riigimetsa üksusest teise liikuma. ja siin on tegelikult munitsipaal- ja riigimaa omavahel samastatud, ehk need on need läbipaistvad kohad siin kaardil. aga kõik see tume või nii-öelda maskivärvi piirkond on siis eramaa. ja see on päring samuti siis Maa- ja Ruumiameti katastri andmetele ehk siis, et kõige ajakohasem seis, kuidas on era- ja riigimaa osakaal. ja peale selle veel on meil olemas ka kõrguse andmetest arvutatud üks metsamask. ehk et metsamaskid on üldiselt ka üsna vaidlusalused objektid, et kuidas keegi neid defineerib. aga see metsamask, mis on siis siin kaardil, on tehtud puhtalt siis Maa- ja Ruumiameti lennuki kõrgusmõõtmiste põhjal. ja siin on niimoodi, et neid on kasutatud andmed 2008 kuni 2021. ja selles perioodis Maa- ja Ruumiameti lennuk
tegi Eestile peale 3 tiiru ehk et igas punktis on võimalik teada, et kas nende 14 aasta jooksul toimunud kõrguse mõõtmise puhul, kas kõigi puhul 10 meetrit ületati või ei ületatud. Ehk et siin on ta sellise loogikaga see metsamask, ehk see tähendabki seda, et mm, ja et tegelikult ja see oli ikkagi, vabandust, ma eksisin, et see on ikkagi võidehe ehk siis, et kas vähemalt korra on 10 meetrit ületatud ja see tähendabki tegelikult ju seda, et kas selles perioodis on sellise piisava kõrgusega mets kasvanud ehk et näiteks kui kogu selle aja jooksul on olnud ainult põllumajanduslik maa või selline võib-olla ütleme lage soo või väga märg ala, et siis ei olegi ta selline metsamaa olnud. Aga samas, kui vähemalt korra see 10 meetrit on ületatud, see saabki olla, kas on toimunud millalgi raie või on, läheb sinna alla ka need nii-öelda põlismetsad, kus kogu aeg ongi selline suur kõrgus olnud. Ja läheb sinna alla ka selline, mis on selle 14 aasta jooksul jõudnud kasvada vähemalt 10 meetri kõrguseks. Et siin on see 10 meetrit valitud, aga ütleme, võib võtta ka mõne muu kriteeriumi kõrguse mõttes. Ja siis on meil, ütleme, Keskkonnaagentuuri poolt on kunagi loodud, eluslooduse seisundi hindamise kaart ja põhimõtteliselt, et mida see kaart näitab, et kuidas on siin selle kaardi peal on kindlasti need, mis on intensiivpõllumajandusega maad, on kindlasti selle viletsa seisundiga ja pigem sellised looduslikumad alad on hea seisundiga. Ehk et see oli siis nagu see Helme projekt 2018 Keskkonnaagentuuris, et hinnata eluslooduse seisundit üle terve Eesti. Ja jällegi metsanduse sektoris oli kunagi selline asi vaidluse all nagu rohemeeter. Ehk näiteks me võime ka siin teha päringu ja vaadata, et meie näidisalal, milline on siin rohemeetri hinnangul ja vot ja siin saimegi, et indeks 98 ehk et selline, ütleme, seisundi hinnang, et rohemeeter siis mõnesaja meetri raadiuses hindab selle piirkonna looduslikku seisu ehk et peamiselt, et kas on olnud kraavitamisi või raieid hiljuti. Ja siis praegu see näide, mis meil oli valitud, tuleb välja, et siin on jah, see on meil siis Rabivere raba ehk et ongi suhteliselt selline autentne loodus seal piirkonnas. Ja nüüd on meil enam-vähem viimane asi veel, mis on võib-olla tarvis mainida, et suhteliselt levinud teema Natura elupaigad. Ja siin meie näidispiirkonnas on neid vähe, küll aga on meil siin üks raudteeäärne esmatähtis elupaik Vana Loodusmets ja nüüd selle raba lähistel on neid Natura elupaiku natuke rohkem ja see praegune näide on nüüd sellepärast ka oluline, et on näha, kuidas on Eestis Natura inventuurid, mida aeg-ajalt tehakse. Aga kuna need on Euroopa normide järgi, et siis nad võib-olla Eesti maastiku kõiki eripärasid pole seal tarvis arvesse võtta. Aga samas on meil varasematel aastatel registris olemas ka need Eesti elupaigamäärangud. Ehk et see puudutab rohkem Eesti maastikku palju, ütleme, detailsemalt. Näiteks siin, kui me võtame sellesama Rabivere lähedal ühe sellise, ütleme näiteks selline jah, et Euroopa klassifikatsioonis on ta siirdesoo või rabamets, aga Eesti elupaigana madalsoomets või näiteks
või näiteks, et on vana loodusmets, aga Eestis on ta naadi kasvukoht. Et tegelikult Eesti elupaiku on kusagil 80, neid Euroopa omi on 60, Euroopa omad on jämedakoelisemad ja jaotus ja selles mõttes, et jah, ütleme selle välitöö hinnang ka ja noh, ühesõnaga sellel elupaikade kaardil on ka nagu veekogud olemas, mis siis annab ka sellist täiendavat infot, et kuidas on selle niiskusrežiimiga. Ja siis praegu üldjoontes on võib-olla viimase asjana ma näitan ka ära, et tihti on oluline ka teada, et kuidas on selline veel varasema aja maakasutus ja on olemas siis muinaseesti kaart Vikipeedias ja siin ma olen selle käsitsi paigutanud Eesti kaardile. Ehk siis, et saab positsioneerida, et millises, kas nurmekond või alampois, et kus täpselt on inimesel tegemist. Ja selle muinaseesti kaardiga need muinaslinnused võivad olla jah, natukene, siin võib väike 500 meetrine ebatäpsus olla, aga üldjoontes see näitab ära, et sellise varasema aja maakasutuse näiteks, et siin meil ongi, et muinaskaardil on muinaslinnus ja seesama ongi Kantsimäe linnus muinsuskaitsekaardil. Nii et jah, et nagu on tutvustuses oli ka öeldud, et selline parem konteksti info metsade kohta, aga samas, et siia pole toodud kõikvõimalikke detaile, et siin on rohkem, see peaks olema nagu A ja O, aga mitte siis Eesti entsüklopeedia, et selline ütleme või väiksemakujuline andmestik, mitte väga täielik, sellepärast et ortofotosid on ka tegelikult Maa- ja Ruumiametis väga palju, aga enamus neist on pistelised ja juhuslikud, aga siin need, mis on siin võetud, on ikkagi ligikaudu 5 aasta jooksul katavad terve Eesti ära, et saab niimoodi ajaliselt positsioneerida paremini. Ja nüüd praegu mul tundub, et on see selline esialgne tutvustus tehtud. Ma mainin ainult ära veel need andmete allikad, et Maa- ja Ruumiamet, Keskkonnaagentuur, Tartu Ülikool, Riigimetsa Majandamise Keskus, Põllumajanduse Registrite ja Infosüsteemide Amet, Põllumajandus- ja Toiduamet, Muinsuskaitseamet, pärandkoosluste ühing, Eestimaa Looduse Fond, Eestimaa Looduse Infosüsteem, siis Eesti elurikkuse hindamise projekt ja siis STUB. Ja nüüd, kui võib-olla kellelgi on küsimusi. Et võime proovida küsida ka häälega. Vaatame, kas see töötab või mitte. Tahate küsida, siis küsige. Või kus selle kaardi leiavad? Aadress on väga lihtne, see on metsakaart.ee ja see ei ole eraldi telefonide jaoks, ta pole nüüd eraldi häälestatud, aga ta ikkagi töötab üsna stabiilselt ka telefonis. Et sellise, ütleme, veebilehe kujul. Ja, et kas on küsimusi või arvamusavaldusi, et proovige, pane korra palun see Zoom oleks ta, siis saate. Ma lõikan selle veel. Ave, kas sa oled seal, ütle midagi, siis me saame aru, kas me kuuleme või ei kuule. Vestluse peale kui panna. Minule ütlesid või? Jaa, väga hea, kuuleme. Super, et võite täitsa häälega küsida siis küsimusi või öelda, arvata midagi.
mina mõtlesin, et ma vaatasin nüüd kastekaarti, ma mõtlesin, et see reljeefi kaart, et metsade puhul, see on ju siis metsapind, eks ole. Ja siis ma mõtlesin, et kui see, mis kasvab maa peal, on turbasammal, et siis kus siis sellisel puhul see pind on. Ja nüüd ma vaatasin kaardi pealt, et see on vist ikkagi selle turbasambla peal. Et taimestiku peal on siis see pind või? Et selle järgi on reljeef. On või? See on päris hea ja huvitav küsimus, ma vastangi sellele ära ka. Et samal ja ma võtan mingisugune, kus ma kindlasti tean, et on sambliku kasvu kohta. Nii, et sellega on nüüd niimoodi jah, et väga hea küsimus. Et minule teadaolevalt jah, seesama kõrguse just nimelt reljeefi mõõtmine, eks ju. Et noh, ütleme, kui ma võtan siin mingi piirkonna, kus on, ütleme selline, ütleme rohkem on, ütleme okasmetsad, kus võiks olla selline, hea küll, ma võtan Lahemaa näiteks ja Lahemaal on väga palju samblit. Nii. Näiteks siin. Nii, no ühesõnaga palju samblikku. Nii, samblikku, no ühesõnaga näide Lahemaalt samblikku ja kannapikku. Et eelkõige ma tegelikult tahtsin, need on küll sarnased sellised Nõmme metsatüübid, aga eelkõige ma tahtsin rääkida kanapiku kohta, et tõepoolest see lennukiga mõõdetud maapinna reljeef annab tegelikult kanarpiku sellise ülemise kõrguse. Ja et mulle kolleegid on tõesti rääkinud, et näiteks kui ehitatakse kusagile raudteed, et siis tuleb välja üllatus, et millegipärast on poole meetriga või ütleme veerand meetriga kusagil kõrgustes nihe. Ja see kõrgustes nihe tulebki sellest, et kui metsa all on kanarpikku niimoodi ühtlaselt ja ulatuslikult, siis see ühtlane ja ulatuslik kanarpiku mass annabki selle nii-öelda veidikene kõrgema pinnakõrguse, kui tegelikult on seal metsas see maapind, nii et tõepoolest see lidariga mõõtmine, et seal natuke tuleb vaadata ka, et kus kohas seda on tehtud, aga samas kui on, ütleme siis sambliku kasvukoha tüüp ehk et kui me mõtleme Lahemaal on väga tüüpilised sellised alad, kus on männid ja seal all on, ütleme selline ikkagi pigem samblaväli, siis seal on see maapinna reljeefi mõõtmine ikkagi autentne ehk et see sammal seal võib-olla siis eksitaks seda mõõtmist no näiteks 5 sentimeetri võrra, aga et kanarpikk eksitab jah palju rohkem. Nii et jah, selles mõttes on tõesti, et selline ühtlane tihe taimestik, kui teda on palju, mitte paar taime, siis ta tekitab süstemaatilise erinevuse selles kõrguse mõõtmises. No siin võibki põhjus olla selles, et needsamad lidarikiired, et kui nad ikkagi väga palju põrkuvad nende puhmaste pealt, et siis need ongi selleks nivooks, millest mõõdetakse kõrgust. Aga samas noh, seal Rapas on ju niimoodi, et seal nagu ei olegi seda kohta, kus see nii-öelda taimestik või noh, sammal ära lõpeb. Et ta läheb sinna sügavusse ja sealt ta lihtsalt muutub, noh, muutub õigus tasapisi. jah, õigus ja ütleme niimoodi, et ei no lihtsalt rabade puhul ongi, et see kõrgus, mida ütleme, mis seal siis merepinnast või mis on reljeefi kõrgus. jah, et rabade puhul on ta seesama, kui seal kõndida nähtav ülemise kihi kõrgus. lihtsalt, et kanarpikuga on see asi palju huvitavam, et on nii-öelda see päris maapind ja siis kanarpiku põõsast
ülemine pind, aga samblikuga on jah, see lihtsalt see visuaalselt nähtav ülemine pind, et samblikuga, kuna samblik on ikkagi juba väga tihe võrreldes nende kanarliku põõsastega, siis samblikuga ei teki seal sellist momenti, et kuidagi mõõdetakse ka vara alumise kihi, nii et jah, et see tihe ülemine sambliku pind ongi sel juhul see maapinna mõõdetav kõrgus. nii, kas on veel küsimusi, arvamusi, mõtteid? Täitsa julgelt jagada. Tundub, et ei ole, et no ma küsin ise ja küsimuse vist on kuulda, et kui nüüd tahta nagu oletame, et ma oleksin selline vastutav ametnik või ametkond lausa, et kes tahaks siis jälgida, mis siis toimub raietega. Et noh, see on võib-olla selline on ju ebamäärane küsimus, aga siiski samas selge, et noh, et mida sa ütled, et kui tihti või kui täpselt noh, mingisuguses ajaperioodis on võimalik jälgida siis noh, ikkagi ütleme suuremat raietegevust metsas. Ajaperioodis jah. Nojah, et kas see on nagu päevade küsimus, kas see on kuude küsimus, noh, aastate küsimus seda kindlasti on ju, et see on võimalik, aga jah, et mis on, ütleme, kõige noh, nagu väiksem ajaperiood, mille järel saab ikkagi tuvastada muutusi, no suuri muutusi, no ma mõtlen, no üldiselt ikkagi lageraieid on ju metsas. ja, et siis on niimoodi, et kuna ütleme, selle projekti eesmärk on olnud sellise ülevaatekaardi pakkumine, aga ülevaatekaardil ma liigun uuesti siia sellesse piirkonda, et siis on niimoodi, no näiteks no esiteks, et needsamad metsateatised, eks ju, et need on teatavasti avalikult nähtavad ühe aasta jooksul, et pärast seda nad arhiveeritakse ja praegu on niimoodi, et nad ei ole seal tegelikult ju seda infot küljes, et kas need tehti teoks või mitte. nii et kõik, tähendab, siin kaardil olevad metsateatised on viimase aasta aktiivsed teatised ehk siin ei ole neid varasemaid. ja siis noh, ütleme, et nende sinna registrisse päring on tõesti nagu iga kaardi avamine, et teeb värskelt päringu ehk et saab teada nagu täpselt. noh, näiteks kui meil on mingil hommikul inimene 10:00 selle kaardi avab, et siis see päring ka 10:00 tehakse registrisse. et millised teatised parasjagu kehtivad ehk et kas näiteks kell 9 samal hommikul on teatis tehtud või ei ole, et nagu selles mõttes see info on nagu operatiivne ja värske. aga nüüd, et need varasemalt tehtud tegevused, seal on niimoodi, et ja ulatuslikumad, no ma räägin natuke ulatuse pool on niimoodi, et ega nendest satelliidiandmetest, mis meil siin kasutada on, seal on ütleme, kui on juba veerand hektariline raie, siis selline on päris kindlasti näha. aga kui on selline nii-öelda peenikene skalpelliga töö, siis jah, ehk siis, et nagu mõnede tüvede kuskilt metsast väljavõtmine, seda loomulikult ei pruugi olla näha. aga nii et jah, et ulatus on niimoodi, et see leitav ulatus satelliidi järgi peab olema jah, noh, veerand hektarit või suurem. ja teine teema on siis need pilved, et peab olema siis ka selle info saab sellest seisust, et kui ikkagi oli hiljuti ilmapilved, selline pilvitu ilm. et kui oli pilvine, siis sealt on jällegi raske seda välja lugeda.
nii et jah, see on ulatus ja nüüd ma näitan, noh, tegelikult meil on siin nagu hea näide ka selles samas Kohila piirkonnas. Põhimõtteliselt on meil seesama 2002, 2005 pilt ja siit me tegelikult ka näeme, et needsamad aerofoto andmed, nad on ikkagi, võimaldavad ka näiteks seda hinnata, nagu siin pildi peal on, et kas neid säilikpuid on jäetud või mitte, et selle praeguse pildi järgi tundub, et jäeti neid suhteliselt palju ja siis on siin näha ka need, ütleme, Euroopa jäljed ja see on tegelikult jah, juba see 20 aasta tagune pilt ligikaudu. kui me vaatame nüüd, vot siin ongi nüüd hea näidis, eks ju, et vaatame 24. aasta ehk võrdlemegi 20 aasta erinevust, et siis ligikaudu 2002. aasta kandis oli värskelt siia tehtud selline pigem lageraie. no ma võin selle ulatuse siit ka vaadata üle, et selline jah, 400 meetrit korda 300, selline suur ala ja et kuidas on siis 20 aastaga, siin on näha, et on selline lehtpuu on kasvanud peale ja viimane kõrguse mõõtmine ütleb, et see lehtpuu on siis peamiselt vahemikus 10–20, nii et siin oli meil küll ulatuslik ala, aga samas, et kui keegi just nimelt teeb näiteks mingi häilu või mitu häilu, mis on vähemalt, et see üks häil veerand hektari suurusega, et siis selline on ka näha. Aga ma veel täpsustan, ma mõtlen seda, et ütleme niimoodi, et täna alustatakse kusagil punktis X lageraiega ja see tehakse, noh, ma ei tea, nagu nädalaga näiteks ära, on ju, mingisugune pool hektarit või hektar või mis iganes, et mis hetkel see siis avaandmete kaudu oleks tuvastatav. ja olgu, et selle küsimuse poolele vastan ka ära, et praegu jah, need satelliidi avaandmed, mis ma siin näitasin, on tehtud üle Eesti sellised viimane, kõige uuem selline kvaliteetne seis. aga samas, et kuna need andmed laekuvad praktiliselt iga päev, siis kui nüüd siia juurde panna ka selle eelmise päeva vaatamise võimaluse, siis ütleme noh, sellises, et operatiivselt mingisugust raietegevust märgata põhimõtteliselt on võimalik ikkagi 24 tunni jooksul päris kindlasti, sellepärast et kõik need pildid nii suvel kui talvel satelliidi poolt tehakse keskpäeval ja nüüd Eesti Andmekeskus, mis neid avaandmetena pakub, tihti ütleme sama päeva õhtul vahemikus näiteks alates kella 6 kuni kella 10 ligikaudu. ehk siis keskmiselt kuskil kella 8 õhtul, et põhimõtteliselt jah, et sama lõunal tehtud pilti saab näha samal õhtul, nii et sellise viivitusega need andmed on, aga nii et operatiivsus on asjal küll juures, aga pigem on see, et paljud päevad olid pilvised. Aitäh. Kas on veel küsimusi või mõtteid? Anname Martinile lõppsõna võimaluse veel, kus sa midagi öelda tahad? Ma küsin, Indrek, küsin täpsustuseks üle, et kas tõesti iga päev pildistatakse meid totaalselt üle? jah, aga et vaat need asjad, mis need avaandmed ja kõik, mida ma olen nagu siia üles pannud. et siin võib ju näha kasvõi sellesama Kohila näitel, et tegelikult see nende ruumiline lahutus on ütleme 10 meetrit ehk seesama satelliit, ta tegelikult no
teeb tervest planeedist neid ülevaateid ja pakub avaandmetena. aga et nad ei ole, nad on küll, ütleme niimoodi, jah, see on igapäevane, iga päev lõuna ajal, aga samas nad on nagu palju nii-öelda udusemad kui siis kui need lennukiandmed, mida Eestis tehakse. No näiteks see näidis, mis mul praegu siin ekraanil on, eks ju, siin on näha ortofoto pealt ikkagi on näha, on üksikpuud näha ja põhimõtteliselt jah, näiteks ütleme siin üksikpuud, siis on näha veel need kahjustunud üksikpuud, et suhteliselt detailne info ja nüüd, kui ma siia kõrvale panen selle satelliidi, siis on ikkagi näha, et ta on noh, põhimõtteliselt, et siit satelliidi pealt isegi seda ühe kuu infot, vaat võib-olla ongi, siin on meil hea näide ees, eks ju. et siin on meil ortopildi järgi on sellised, ütleme, säilikpuude rühmad, ütleme mingisugune 5 puud. ja kui on selline rühm, noh, me võime selle kauguse siin nagu ka ära mõõta. ja ongi tegelikult selle rühma, ütleme, läbimõõt on kusagil 10 meetrit. ja, ja selles mõttes, et ja siin ongi näha, eks ju, et see säilik puude rühm, üks täpp, teine täpp ja kolmas, neljas, viies. ja, ja nii, et noh, see ongi, et siin on nagu tegelikult hästi näha siis selle lahutusvõime piir ehk et siin ei olegi 10 meetrist detailsemat ruumilist infot ehk et nii-öelda veeämbreid kellegi õue peal, et seda ei võlu siit mitte kuidagi välja. no arusaadav, see on sellega seotud, kui palju meil selget ilma nagu üldse antakse. Ja, aga selge ilmaga on niimoodi, et ütleme, minul on praegu siin projektis pandud aasta ülevaated, talvine parim ja suvine parim. aga kui nüüd oleks see teenus ka natukene operatiivsem, siis ligikaudu suvalise Eesti punkti puhul võib oodata, et kord kuus tekib selline kvaliteetne, nii et kord kuus on selline mõistlik ootus. aga seda nüüd, et noh, et päris iga päev, noh näiteks ütleme seesama näidis, mis ma tõin, ütleme sedasorti, ütleme suvine või näiteks ütleme külmal ajal sedasorti ülevaade. et selle peale Eestis nagu väga panustada ei saa, et sellise ülevaate saab iga päev kätte, aga ütleme keskeltläbi iga kuu võib seda juba oodata. selge, aitäh. aitäh. veel küsin, kas keegi tahab midagi küsida või öelda? minul tekkis uudishimu. Jah. kus kohas see lennuk nagu pesitseb, kus ta elab, kus ta alustab oma lendusid ja kui ta teeb kaugemal otsas, kas ta siis ööbib seal kaugemal otsas ja nii? vaata selle küsimusele mina nii täpselt vastust ei tea, et kuna mina ei ole selles osakonnas töötanud, aga ma tean, et ütleme selliseid avalikke kirjutisi ja seal on tehtud fotod ja ütleme, ta väga tihti alustab ikkagi noh, Tallinna lennujaamast, aga see jah, kas tal neid vahepealseid selliseid ööbimiskohti on sellega ma jään nagu vastuse võlgu, pigem, et ega selle lennukiga andmete tootmine on ka selline väga peenikene ajagraafikute ühitamine, et just nimelt, et millises piirkonnas on parajasti selge. ja samal, noh, näiteks samal aastal peab ju nii kevadise kui suvise lennu ära tegema. ja et ja tegelikult need andmed, mis sealt tekivad, vot selle küsimusega seoses ma näitangi ära, et need andmed, mis sealt tekivad. noh, kui me läheme oma selle näidismetsa juurde tagasi, et noh, no ütleme näiteks siin, eks ju, see näidismets oli ja siin me näeme, eks ju, jällegi need sellised
ütleme, ogas metsamassiiv on rohkem siin keskel ja siis need sellised, siin ongi näha jah, sellised, pigem need on sellised raiesmiku alad, et on üksikud säilikpuud ja võib-olla selline madalam võsa seal all. Et siin tundub, et see pilt on nagu suhteliselt ühtlane, aga tegelikult, et lennuk ju teeb oma andmeid sellist 5 kilomeetrise läbimõõduga ruutude kaupa ja just nimelt, et tegelikult need on nii-öelda nagu jumal juhatab, et mõni ruut on näiteks pildistatud, ütleme mingisugusel suhteliselt varahommikul ja teine hiljem õhtul. Ehk et tegelikult need andmed on nagu ütleme ebaühtlased, et need ei ole niimoodi nagu see satelliit, et on kindlal kellaajal. Ja kuna need on ebaühtlased oma valgustustingimuste poolest, siis on ka hiljem selleks, et sellist ilusat üle Eesti kaarti toota, tuleb nad kuidagi kokku sulatada ja ehk teisisõnu noh, et me ei näe inimesed, kes on harjunud seda lennukikaarti kasutama, et siin kuskil ei ole näha neid teravaid sirvi. aga samas originaalandmetes need on olemas ja see tähendabki seda, et need avaldatud andmed on nagu veidikene, no ütleme, et heledusi on veidikene moonutatud, aga selleks, et oleks et selline sujuv kaart. aga samas, mis puudutab seda arvutatud vegetatsiooniindeksit, siis nagu on näha, et need moonutused on, ütleme, talutavad, sest vegetatsiooniindeksi kaardil ei ole samuti neid üleminekuid näha nende lennuki, nii et selles mõttes nad on ikkagi, et kuigi jah, on erinevad kellaajad ja vastavalt, no näiteks, mis nende ortofotodega veel on mõnikord, et kusagil on juba lehtpuudel on need lehed küljes, aga kusagil veel ei ole. et see on teine asi, et kes tahab väga kindlat, ütleme sellist lehtede vaba perioodi, et siis peab neid andmeid ka veel üle kontrollima, aga igatahes, et seesama see vegetatsiooniindeksi kaart, et siin ei tule esile kuidagi need erineva valgustatusega ruudud ja samas, et siin saab just noh, nii-öelda kasutada sellise maastikujaotuse või siis nende kahjustunud puude leidmiseks ja. Jah, aitäh, ma küsin veel, et mida mina olen tähele pannud ja mitmed sõbrad ka, et sel kevadel on kadakad väga pruunid, tükati ka männid väga pruunid, et see pilt, mis sul ennem siin ees oli ka kuidagi pruunikas, et kas see värvitooni muutus on minu silmades või kas see leiab ka kuidagi tõestamist nende kaartide järgi? Või on see lihtsalt luulu? ei, see on ka nüüd väga hea küsimus. ma ütlen ära niimoodi, et nii, kus meil oli see piirkond, jah, seesama pilt, jah. nii, aga siin on nüüd niimoodi, et need ütleme võib-olla varsti juba 10 aastat, et needsamad suvised metsanduslikud ortofotod, et ligikaudu nad näevad välja kõik sellised, kuigi nõudlikumad kasutajad on öelnud, et päris viimased ega olevat mingi probleem andmetega, aga ütleme, et kõik varasemad, mis on kättesaadavad, et kõik suvised on sellised. aga see, kus ma näitasin seda pruunikat, eks ju, see tegelikult on noh, nii-öelda eelajaloolisest ajast ehk et siis, kui oli noh, et kahjuks Maa- ja Ruumiametil on see asi, et ei saa neid andmeid. Nad ei ole, noh, me muidugi tahaks, et on 20 aastat on mõõdetud sama instrumendiga, noh, et siis oleks ideaalsed andmed, aga kahjuks nad alati ostavad uusi ja ägedamaid. ja siis ongi see, et need andmed ei pruugi olla nagu väga täpselt omavahel võrreldavad. aga miks võib-olla siin paistis pruuni, jah, tõenäoliselt see pruun oli siin. see oli sellepärast, et need vanad 2002 kuni 2005. et siis on need lihtsalt tavalised noh, silmaga nähtavate värvide nagu tavalised värvifotod. et siin ei ole seda infrapunast kanalit ja see, mis siin tavalisel fotol on pruun, noh, ütleme jah, eks ju, mullapind on siin pruun ja siis võib-olla ütleme metsas mingisugused sellised need, no näiteks kuivanud puud on pruunitekk, et tõepoolest, et sellisel klassikalisel pildil see pruun on päris pruun. aga nüüd need uuemad, et kuna siin on jah see lähiinfrapuna, siis siin
on nagu sellel pruunil teine tähendus. ehk et nüüd, kui tahta nagu, et kui tahta seda jah, vaadata, ja ma tean, see tegelikult on väga adekvaatne küsimus. et kui tahta vaadata jah, näiteks, et kas kuskil okasmetsas, eks ju, ütleme, et iga 5 aasta tagant, et näiteks kas männid on pruunimad, et põhimõtteliselt sellist asja saab teha küll, aga siis tuleb jah võrrelda neid, nagu siin praegu ees on, ütleme näiteks neid tavavärvidega pilte, et no, et need andmed on olemas ja seda diagnostikat saab teha. aga ütleme, et noh, siin kaardil oli eesmärk see, et anda selline kiire ülevaade ja siin on jah, et need pruunid ei ole jah sellepärast võrreldavad, et kuna viimane pilt on noh, valevärvi pilt. aga põhimõtteliselt jah, et kui võtta sealt Maa- ja Ruumiametist näiteks viimase 10 aasta erinevad tavaliste värvidega pildid, et siis seal saaks seda jah vaadata, et kas on mingil aastal on, on läinud, on pruunimaks, et männiga tundub, et on realistlik võib-olla teha. Kadakaga tuleb siis vaadata võib-olla mingeid suuremaid, kadaka rohkemaid alasid, et noh, et kuigi noh, ütleme, et kui on jah, kuna see ruumiline lahutus on ju pool meetrit või natuke parem, siis selline, ütleme, kadakate rühmad, mis on ka juba paari meetri ulatusega, et võib-olla seal seda pruunilisust saaks siis ka hinnata. selge, aitäh. aitäh.